Tervitus jalkafänn! Oled sattunud kuulama Corner TV-d, kus me võtame pea iga päev ette ning vaatame koos üheskoos läbi värskemad ja põnevamad jalgpalliuudised. On 3. juuni ning põnevat jalgpalli mängitakse täna igale maitsele. Kui esmalt lähevad Inglismaal FA karikasarja finaalis vastakuti Manchesteri gigandid City ning United ning selle mängu lõppedes alustab meil kodumaal Eestis kohe oma tippneri karikavõistluste finaal Flora ning Narva Transi vahel. Milline Manchesteri sats haarab Wembley'l toimuval finaalil võidukarika ning kellele hoiad pöialt meie kodumaises lahingus Flora ning Narva vahel? Olete oodatud oma ennustusi meiega kommentaariumis jagama. Aga nüüd lähme asja juurde, vaatame, mida põnevat jalgpallimaailmas ka toimunud on. PSG kinnitas, et kaitsja Sergio Ramos lahkub klubist. Täna peab 37-aastane mängumees Prantsuse meeskonna eest oma viimase kohtumise. Hetkel pole veel selge, mida täpsemalt tulevik Ramose jaoks toob, kuid teda on seostatud üleminekuga Saudi Araabiasse ning ta võib seal taas kohtuda oma endise Real Madridi meeskonna kaaslase Cristiano Ronaldoga Al Nassris. Kus sooviksid näha aga sina endist Reali legendi mängimas? Anna meile kommentaariumis teada. Erling Haalandile ei antud kodumaal Norras enda nimelise kaubamärgi õigusi, sest need kuuluvad juba 20-aastasele mehele Oslost. Haalandil on otsuse edasikaebamiseks aega 3 kuud. Diario Sporti teatel on Ilkay Gündogan nõustunud Barcelonaga lepingu sõlmima. Barcelona on Manchester City kapteni jaoks lauale hetkel pannud 3-aastase lepingu ning usutakse, et Gündogan on lähedal sellele allkirja allapanemisele. Meediaväljaande L'Equipe teatel peab PSG peatreener Christopher Galtier täna PSG-st oma viimase kohtumise, sest mees vabastatakse täna õhtul oma peatreeneri kohustustest. PSG kohtub täna kell 10 Prantsuse kõrgliigas Clermontiga. Nottingham Forest teatas, et lasevad suvel Jesse Lingardi klubist vabaagendina lahkuda. Lisaks teatas klubi veel järgnevate mängijate vabastamisest. Andrew Ayew, Cafu, Jack Colback, Jordan Smith, Lyle Taylor. Milline võiks olla Lingardi järgmine koduklubi? Andke meile taas oma arvamusest kommentaariumis teada. UEFA esitas Rooma peatreener Jose Mourinhole süüdistuse tema kommentaaride eest kohtunik Anthony Taylori suunal, kes vilistas Euroopa Liiga finaalkohtumist AS Rooma ning Sevilla vahel. Budapestis toimunud vastasseisus jagati välja 11 kollast kaarti ning mitmed neist määrati treenerite pingil olevatele isikutele, sealhulgas Jose Mourinhole. Jalgpalliajakirjaniku Nizar Kinsella sõnul soovib Chelsea Manchester City poolt jahitava Matteo Kovacici eest saada umbes 40 miljonit eurot. Ajakirjanik kinnitas Londonis Blue podcastis, et Pep Guardiola on endiselt horvaatlasest huvitatud. Erik ten Hag kinnitas, et Antoni laupäevases FA karikafinaalis tõenäoliselt kaasa ei tee. Samuti pole lisaks Antonile veel vigastuse tõttu saadaval Anthony Martial, Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer ning Donny van de Beek. Pep Guardiola kinnitas, et kasutab tänases FA karikafinaalis Manchester Unitedi vastu väravapostide vahel hoopis meeskonna teist väravavahti Stefan Ortegat. Jah, ta mängib, alati on nii karikasarja puhul olnud, isegi Barcelonas ning Bayernis. Seega ta mängib karikasarjas jah, sõnas City peatreener reede pärastlõunal. Aitäh meiega taas olemast ning loodame, et tänased finaalid tulevad tulised. Kohtume teiega jälle homme, et tuua teieni taas värsked jalgpalli uudised. Kui teile meeldib see, mida me siin teeme, siis olete oodatud meie videosid laikima, kommenteerima ning share'ima. Muidugi võite meie kontole jätta ka subscribe'i. Jälle nägemiseni!